Tere kõigile, kes te olete viimase 9 kuu jooksul sellel kanalil ennast ajaloo teemadel harinud. Suur aitäh teile kõigile. Suur aitäh mu enda õpilastele, et te nii innukalt olete nende videote järgi õppinud ja et te elasite selle kanali edule kaasa. Aitäh teiste koolide õpilastele ja õpetajatele, et te olete ka neid videosid oma tundides kasutanud ja kiitnud. Aitäh ka lapsevanematele, kes te olete neid videosid koos oma lastega vaadanud. Ja loomulikult aitäh ka sõpradele ja tuttavatele ja kõigile ülejäänutele, et te olete täiesti niisama heast peast neid videosid vaadanud ja et leidub ka selliseid, kes on sellest nii vaimustuses, et ei suuda ka töö juures enam millegi muule mõelda ja muule keskenduda, kui YouTube'is passida ja neid videoid vaadata. Ühesõnaga, ma olen üllatunud ja samas väga liigutatud sellest, et see on nii läinud ja mul on väga hea meel, tõesti hea meel, et neist videotest on olnud kasu rohkematel inimestel kui ainult minu enda õpilastel. Igatahes juunikuu on käes ja õppeaasta on lõppemas või mõnedel juba lõppenud ja ma mõtlesin teha väikese kokkuvõtte ja rääkida sellest, miks need videod siin on ja mis sellest kanalist edasi saab. Ja neile, kes on nõudnud, et ma mingi vaataja mängu teeksin ja midagi loosiga ära annaksin, siis nüüd on see aeg käes. See tuleb. Aga see mäng tuleb video lõpus, nii et pisut kannatust. Niisiis, esmalt, miks need videod siin üldse on? See ei tule ilmselt üllatusena, et ma olen ajalooõpetaja ja kui ma õpetajana alustasin, siis hakkas mind kohe häirima see, et mingeid päriselt huvitavaid ja kasulikke ajaloolaseid õppematerjale nagu ei ole. Lihtsalt ei ole. Ja samal ajal ma ise rääkisin oma õpilastele tundides ajaloost enam-vähem sellises võtmes nagu nendes videotes. Ja üldiselt see vist nagu meeldis õpilastele. See tekitas huvi. Aga samas ma pidasin loengut ja see ei olnud eriti efektiivne meetod selleks, et asjad päriselt meelde jääks. Ehk siis ma ei olnud selle olukorraga nagu päris rahul. Ja ma olen ise väga suur dokumentaalfilmide ja harivate YouTube'i kanalite fänn. Crash Course ja School of Life ja nii edasi. Ja ma olen neid ikka vaadanud päris palju ja ma olen alati mõelnud, et miks pagan ei ole eesti keeles sellist asja. Ja siis kuidagi ma jõudsin mõttele, et aga olgu, et ma teen ise siis. Esialgu ma muidugi kahtlesin, et kas sellest ikka midagi üldse nagu välja tuleb, sest tegin seda üksi ja ma polnud varem sihukest asja teinud ja esimesed videod läksid ka nagu aia taha, aga ma ei visanud püssi põõsesse ja siin me oleme, midagi sai nagu tehtud. Ja minu põhiline eesmärk oli see, et nende videote abil paremini ja tulemuslikumalt ajalugu õpetada. Ja täpsemalt oli mu eesmärk see, et ma ei peaks enam loenguid pidama, vaid õpilased vaatavad enne tundi tulekut vastava teema kohta video ja siis nad on selle teemaga kursis ja me saame tunnis teha juba mingeid muid asju, mingeid lahedamaid asju, nagu näiteks rühmatöid, mingeid mängulisi ülesandeid, saame arutleda ja nii edasi. Ja seda nimetatakse ümberpööratud klassiruumi põhimõtteks või metoodikaks. Ja täpselt nii ma sel aastal siis oma 5. ja 8. klassidega üritasingi teha. Koduseks ülesandeks oli õpilastel siis video vaatamine ja küsimustele vastamine. Tunnis arutasime siis esmalt küsimuste vastused läbi ja siis hakkasime kinnistama ja süvendama oma teadmisi. Ja see oli päris äge, ma tõesti soovitan teistelgi õpetajatel sellist asja proovida. Ja nüüd on mul kogunenud ka mingid materjalid 5. ja 8. klassi kursuste kohta, et mida me seal tundides tegime, seal on näiteks kontrolltööd ja nii edasi. Ja ma tahaks need ka ühel hetkel avalikuks teha, et neid saaks samamoodi vabalt kasutada ka teised õpetajad. Ja ühtlasi oli nende videote mõte selles, et need videod olidki minu aines peamine õppematerjal, et me ei kasutanudki õpikuid. Nende videote järgi õpiti ka näiteks kontrolltöödeks, eks ole. Ja nüüd on selles mõttes 5. ja 8. klassi kohta nii-öelda täielikud komplektid olemas. Et selle kanali lehel, kui te vaatate, siis seal on 2 esitusloendit, 5. klassi kursus, 8. klassi kursus, kus need videod on kenasti ritta seatud, nii et kolleegid õpetajad, kui keegi tahab katsetada, siis uuel õppeaastal on see võimalik juba 5. ja 8. klassi ajalookursuste puhul täiesti võimalik minna üle videote peale ja õpik nurka visata. Ja tegelikult see on ainult osa suuremast plaanist. Me ühe meeskonnaga arendame ka sellist haridustehnoloogilist rakendust või äppi, mis muuhulgas võimaldaks videote järgi veelgi paremini õppida. Ehk siis, kui sa oled õpetaja või ka õpilane, kellele see kõlab huvitavalt ja sa tahaksid meid aidata näiteks selle äpi testimisega, siis anna palun endast meile märku sellel aadressil. Aga nüüd, mis nendest videotest ikkagi edasi saab? Põhimõtteliselt mu suur maailmavalutusplaan oli tegelikult teha videot kogu põhikooli ajaloo materjali kohta, ehk siis 5. kuni 9. klass. Aga ma sain üsna varakult aru, et
seda 1 aastaga ikka ära ei tee. Ja kuigi need videod ei ole mingi filmikunsti tipptase, olgem ausad, ja nad on tehtud väga robustselt ja põlve otsas, muidu plaanin teha ka eraldi video sellest, kuidas ma neid videosid teen, siis nende tegemine võtab ikkagi väga palju aega. Ja sel aastal ma vorpisin neid videosid teha tihedamini kui 1,5 videot nädalas, mis ei ole tegelikult normaalne tempo, aga ma lihtsalt pidin saama need valmis, ma pingutasin selle nimel, et õpilastel oleks kogu aeg õppematerjalid olemas, kui me läheme uue teemaga edasi. Ja kuna see tempo oli liiga kurnav, siis ma üritan edaspidi vabamalt võtta. Ehk siis kui seni tuli neid videoid sellise tihedusega, et nädalas 1 või isegi tihedamini, siis nüüd ma ei luba midagi. Aga no võib-olla 1 video kuus või umbes sellise tihedusega hakkab neid edaspidi siia kanalile tulema. Ja ma hakkan siis otsast tegema nüüd edaspidi 6. klassi materjali. Ehk järgmised videod tulevad maailma muinasajast ja vanaajast. Sellised teemad nagu näiteks inimese evolutsioon, vana Egiptus, vana Kreeka, vana Rooma ja nii edasi. Ja need on minu meelest väga põnevad ja lõbusad teemad. Ma loodan, et teie ootate neid samasuguse põnevusega nagu mina. Ja siia lõppu siis see vaatajamäng. Ühel õnnelikul ajaloohuvilisel on võimalus saada endale selline raamat. Sapiens, inimkonna lühiajalugu. Selle autoriks on siis Iisraeli ajaloolane Yuval Noah Harari. Ja see on tõenäoliselt kõige parem raamat, mis on kunagi kirjutatud. Nagu tõesti. Mul oli plaanis selline raamat kunagi ise kirjutada, sest mul oli tunne, et midagi sellist on puudu. Aga nüüd, kui ma selle raamatu avastasin ja seda lugesin, siis ma olin umbes, et väga hea, nüüd on see kirjutatud, et ma võin oma nimekirjas selle maha tõmmata. Ja see raamat meeldib mulle sellepärast, et see ei ole selline ajalooraamat, mis oleks täis mingit nüri faktipuru, vaid see vaatab kogu inimkonna ajaloo peale sellisest filosoofilisest vaatepunktist. Et kes meie inimesed üldse oleme ja kuhu me läheme. Meie me siin raamatus muidugi ei ole, pean teid selles osas kurvastama, aga kellel on sügav huvi ajaloo vastu, seda ei tohiks see häirida. Aga selleks, et selle oivalise raamatu uhkeks omanikuks saada, on vaja õigesti vastata järgmisele küsimusele. Millises selle kanali videos on kirjeldatud vaktsineerimise leiutamist ning selgitatud vaktsineerimise olulisust? Vastused kirjutage selle video alla kommentaaridesse. Ja esimene, kes jõuab õige vastuse välja hõigata, on võitja ja saab endale selle raamatu. Soovin teile edu, soovin teile head suve ja kohtume järgmistes videotes.